tere tulemast Musta kassitaru lugemisse neitsid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 9. kuni 15. veebruar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No mina loen siit seda välja, et teil on nagu mingisugune valik vaja teha. Te peate jõudma otsusele. Ja, et see mõõkade 2 seal üleval räägib kindlalt sellest, et ei saagi üldse edasi liikuda, kui te pole teinud otsust. Siis on siin siuke varjude kaart. Te kas kardate seda otsust teha, pole teil täpselt selgust, mis siis nagu edasi saama hakkab. Et siin on nagu selline varjude kaart, et teil on nagu muremõtted peas ja muremõtteid näen ma siin veel. Et seda segadust ja seda otsustamisvõimetust või et ei suuda teha otsust ja samas teil oleks vaja leida tasakaal, oma töö ja võib-olla eraelus mingi tasakaal või töö ja puhkuse vahel tasakaal. Et tasakaal on vaja leida ja otsus on vaja teha, muidu ei saa te edasi liikuda. Siin on see varjude kaart, see näitab sellist, no ikkagi on jah, nugane segadus või mõtteudu, ma ütleks selle kohta, et te pole päris kindel nagu millises suunas liikuda. Aga teil on mingisugune koosviibimine siin nädala sees tulemas. Et see on selline, no kas on koosolek või lihtsalt istumine sõpradega, aga peale seda koosolekut või seda koosviibimist te olete pettunud. Et sellel koosviibimisel tulemus ei ole see, mida te nagu lootsite. Et te olete selles väga pettunud ja no üldiselt olete te tüdinenud. Võib-olla te ei saanud seda vastust, mida te sealt lootsite. Võib-olla te lootsite, et keegi annab teile mingi näpunäite, milline valik teha. Ja või mis iganes te lootsite sellest koosviibimisest, nende inimestega rääkimisest, on see siis koosolek või on see muidu istumine kusagil sõpradega, tuttavatega. Te ei saanud seda vastust ja nüüd te oletegi pettunud selle pärast, et teil on vaja teha valik ja teil võib-olla te lootsite, et keegi nagu suunab teid või ütleb teile ette, millist valikut teha. Muidugi ei saa elus öelda mitte kellelegi teisele valikuid ette, et vot niimoodi tee nüüd nii ja tee nüüd naa. Et meie saatus on ikka meie enda kätes ja meie ise peame need valikud tegema. Et olgu nad siis õiged või valed, aga need on meie valikud ja meie nagu teeme ise need valikud ja ka tagajärjed on siis meie kanda. Aga teile tuleb siit nädala lõpupoole tuleb siit see karikate kuningas. Tema on selline rahulik 2 jalaga maa peal olev inimene. See tundub mulle meesterahvas, kuna tegemist on kuningaga. Et kui tuleb teie ellu selline, tema tuleb lohutama. Tema tuleb ja ütleb, et tegelikult ei ole mitte midagi katki, et ükskõik millise valiku te teete, et igal juhul nagu on edasiminek olemas. Et ei ole õigeid ja valesid valikuid. Seda tuleb ta teile rääkima ja siin kõrval on see Sauade rüütel ja ka Sauade ütleb seda, et tema on ka siuke optimistlik. Tema ütleb, et läheme edasi siit. Me läheme siit edasi, me ei lase ennast heidutada. Ja, et las nad räägivad, mis nad tahavad ja kui nad ei annagi head nõu, see ei loe mitte midagi, me teeme valiku ära ja me läheme siit edasi. Et tema on ka selline optimistlik, ütleb, et siin pole mitte midagi nagu põdeda, meil tuleb lihtsalt edasi minna. Ja karikate kuningas ütleb siin seda samamoodi, et võta rahulikult, ei ole vaja tormata, kaalu kõik läbi kenasti. Karikate kuningas jääb rahulikuks, tema on rahulik ka sellises kriisisituatsioonides. Tema on see, kes suudab adekvaatselt olukorda hinnata, head nõu anda ja kui teil on selline inimene, mõni meesterahvas, kes on siuke rahulik ja targa ütlemisega, no siis võib-olla tema annab selle suuna teile kätte. Aga otsuse peate te ikka ise tegema, et kas ja kuhu ja millal ja mida. Et aga no mina näen siin küll sellist optimistlikku lõppu sellele asjale, et tuleb lihtsalt edasi minna ja eks me siis järgnevatel nädalatel näeme,
Et mis siis edasi nagu saama hakkab? No väga põnev igal juhul, no väga põnev, et ärge laske ennast heidutada ja ärge olge väga mures nende asjade pärast. Et tegelikult on kõik väga hästi ja kõik lähebki paremuse poole. Et mina soovingi teile kainet pead, tarku otsuseid ja rahulikku meelt sellesse nädalasse. Ja kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsib, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.